Eesti elektrisüsteemi haldul Elering viis kolmapäeval läbi mastaapse eksperimendi, mida pole varem sellises mahus tehtud. Harjumaalt Ida-Virumaale ulatuvalt mängite läbi olukord, kus süsteem on täielikult kustunud. Simuleerisime Eleringi poolt sellist olukorda, kui mingil põhjusel peaks elekter ära minema. Ja kuidas me siis käitume selles olukorras, kui elektrit ei ole, kuidas me toome tagasi elektri Eestile. Probleem on see, et kui me elektrit ei ole, siis tegelikult elektrijaamad selleks, et nad töötaksid, neil on vaja elektrit. Ehk siis selleks, et mingid pumbad töötaksid, mingid nende süsteemid töötaksid, neil on vaja elektrit. Ja kui neil elektrit ei ole, siis nad sealt tööle ei lähe. Kuigi tavatarbijate jaoks elekter ei kadunud ja neid teenindavate alajaamade osad jäeti tööle, oli katsel siiski oma hind. Et katseajal võeti turult maha mõlemad Eesti ja Soome vahelised elektriühendused, tõusis börsihind neil tundidel märgatavalt, teisipäevaga võrreldes 5-kordseks. Sellised harjutused on aga vältimatud, sest nagu näitas möödunud aastal Hispaanias toimunud suur elektrikatkestus, ei pruugi paberil olevad plaanid päriselus alati toimida. Põhimõtteliselt matkisime mõnes mõttes olukorda, mis Hispaanias tekkis siis, kui nad olid juba kustunud. Et me ka kustutasime selle saare ära, mille me moodustasime ja hakkasime seda siis nii taastama. Et kuidas kui hispaanlased tegid, nad tegid tegelikult oma riigis mitu sellist väiksemat saart, millest nad alustasid siis seda taastamisprotsessi, et meil lihtsalt oli praegu ainult üks saar ja üks nii-öelda ressurss, millega taastasime. Hispaanias oli lihtsalt palju. Ühe vea või rikke tõttu ei juhtuks veel samasugust katkestust reaalses elus, aga kui vead kuhjuvad, palju asju juhtub ühel ajal, on see reaalne võimalus. Valitsusjuht Kristen Michal kinnitab, et energeetikas on regulaarsed katsetused osa tavapärasest tööst. Tihtipeale erinevad kitsaskohad, ka näiteks lumi sajab liinile, ilmevad ikka praktikas, et selleks Elering ja Elektrilevi neid katsetusi ka teevad ja tootjad samamoodi, nii et aga selles, et me saame asjade ja ülesannetega hakkama, olema kaunis kindel, sest ka praktikas on olnud olukordi, kus erinevad ühendused on maas olnud, kus tootmisseadmetega on turul raskusi olnud ja me oleme kenasti hakkama saanud. Eilse katse üks olulisemaid õnnestumisi oli veendumus, et võimsat Estlik 2 kaablit on võimalik kasutada ka väga nõrgas ja alles taastuvas elektrivõrgus. See annab kindlustunde, et reaalse kriisi korral jõuab abi välisühenduste kaudu kohale kiiremini. Kuid kitsaskoht on, et elektrivõrgu taastamiseks sobivad praegu vaid 2 punkti Eestis. Estlik 1 kaabel ning Kiisa gaasijaama diiselgeneraator. Üks on siis Kiisa avarii reserv elektrijaamad ja teine ressurss on Estlik 1 ühendus Soomega, ehk siis 2 ressurssi. Aga samas Eleringi poolt meil on soov läbi viia ju täiendavate taastamise võimekuse jaamade toomiseks Eestisse. Ehk siis, kui need jaamad oleksid, me saaksime tegelikult alustada taastamist mitmest punktist, hiljem need tekivad saared kokku ühendada. Elering hindab katse korda läinuks, kuid selgusid väiksemad ebatäpsused juhistes, nagu näiteks mõni automaatsena loodetud protsess eeldas tegelikult käsitsi lülitamist.